andmete kogumine ükstapuha millise süsteemi, mis meil seal keha sees on, nende andmete kogumine ei ole üldse keeruline, ta on odav, ta on kättesaadav, aga siis tuleb see väljakutse, et mida me siis nende andmetega pihta hakkame, et kuidas me nendest andmetest saame kätte informatsiooni ja mismoodi me selle informatsiooni siis muudame teadmiseks ja muudame kasulikuks teadmiseks ja kasulik teadmine on ja teadagi tähendab seda, et ainuke kasulik teadmine on see siis, kui me seda rakendame. Tere tulemast kuulama saadet Laomees ja Torumees. Täna on meil saates külas Karmen Reinpõld, kes on vastupidavussporditreener ja terviseteaduste doktor ning räägime tervisest ja spordist ja nendega seonduvatest andmetest. Tere Karmen, tere Lauri. Tere Kristo, tere Lauri. Ma nagu alati alustan kohe küsimusega, et me peaaegu kõik kasutame mingeid nutiseadmeid, mis salvestavad midagi, eriti nutikellad salvestavad midagi ja noh, ma ise vaatan sealt samme mõnikord päeva jooksul, mõnikord nädala lõpus. Et see on nagu selle andmeteadliku tervisekäitumise skaala üks ots ja siis sina oled selle skaala teises otsas nii praktilise kui akadeemilise poole peal ja sa oled doktori teinud sarnast seotud teemadel, et mida me sellest teada võiks või kuidas sellest nagu rohkem mõelda või? Yeah. Sa nüüd avasid selle Pandora laeka, et alustame sellest, et ja ma olen täiesti praktiline, et näed, mul on 2 kella. Sul on 2, okei. Aga need teevad sama asja või erinevat asja? Teevad suht sama asja ja minu selline professionaalne kretinism on siis see, et ma vaatan, kuidas nad siis mõni päev kokku lähevad ja mõni päev nad nagu üldse üksteisest aru ei saa. Et see küsimus oli muidugi nii lai, et ma ei tea, kust otsast siin alustada. Mu küsimus ongi sellest, et kuidas sellest mõelda, sellepärast, et mina ei mõtle sellest kaugemale kui see, et mis mu see sammuloendur on. Et mina mõtlen sellest pigem niimoodi, et mõõtmine on mõistlik, teiseks mõõtmine on hästi lihtne tänapäeval. Andmete kogumine ükstapuha millise süsteemi, mis meil seal keha sees on, nende andmete kogumine ei ole üldse keeruline, ta on odav, ta on kättesaadav, aga siis tuleb see väljakutse, et mida me siis nende andmetega pihta hakkame, et kuidas me nendest andmetest saame kätte informatsiooni ja mismoodi me selle informatsiooni siis muudame teadmiseks ja muudame kasulikuks teadmiseks ja kasulik teadmine on ja teadagi tähendab seda, et ainuke kasulik teadmine on see siis, kui me seda rakendame. Et mis ma siis nende andmetega pihta hakkan. Ja nagu ma näitasin siis enda peal, ütleme nii, et ma nimetan ennast mõnikord selliseks ööliadapteriks, et ma nagu oma treeneri valdkonnas tihti satun selliste süsteemide peale väga-väga varakult, mida kuskil keegi välja toob ja siis ma ikkagi arvan, et ma pean jälle kohe endale saama ja katsetama ja testima. Probleem on see, et ega need tegijad ise ka väga tihti ei tea, mida nad siis seal pakuvad või mis selle nende andmetega pihta hakata ja siis ma vaatan ka niimoodi, vist ei ole väga hea ja siis jätan kõrvale ja paari aasta pärast lähevad need asjad paremaks. Ehk siis mida ma mõtlen treenerina just mõelt, et minu jaoks on oluline, et andmed oleksid. Aga kui inimest seal taga ei ole, ehk siis seda subjektiivset hinnangut nendele andmetele, siis võiksid need andmed ka olemata olla. Ja tihti just mõelt sellised süsteemid, mis hakkavad, sul on 2 asja nende andmetega, mis sul salvestavad. Üks on see, et ta salvestab niinimetatud võimalikult objektiivse info, olgu see siis hommiku, ma ei tea, rahulolekupulss või HRV, pulsi variatiivsus, ükstapuha millist süsteemi siis kasutades. See on objektiivne info, salvestasin ära.
natukene on see, et kas me salvestame üleöö või me võtame mingisuguse ajarežiimi, no juba kõik mängib, on ju. Et kas ma tahan 2 süsteeme omavahel võrrelda, aga mis ma selle infoga siis peale hakkan, ehk siis need seadmed, mis meil täna käe peal kipuvad olema või padja all või mis iganes, meil on ju tohutult palju neid, on ju. Et nad püüavad anda sulle mingisugust tarkust ja tarkus tavaliselt siis baseerub mingisugusel andmeanalüüsil, on ju. Teadlased on teinud mingisugust tööd, teinud statistikat selle pealt ja siis ütlevad, et selline, siin midagi on ja populatsiooni suhtes me saame öelda, et vot selline parameeter on okei või see näitab seda ja siis kell näitabki, et näed, et sul on täna on, ma ei tea, 93% recovery mingite andmete põhjal, on ju, või siis ütleb, et sul on 11%, et võib-olla nagu sa täna voodist välja ei tuleks. Aga meie kui inimeste ülesanne või minu kui treeneri ülesanne, mis muudab andmetega töötamise väga suureks väljakutseks, ongi see pidev valideerimine andmete adekvaatsusest ja sellest, mida ta räägib konkreetse inimese suhtes. Et meil on nagu andmepool nii. Aga kuidas sa seda valideerid, et see valideerimine käib nagu ühe persooni piires, on ju? No parem oleks jah, et probleem nii sotsiaalteadustes kui siis ütleme kehakultuuris või siis bioloogilistes süsteemides on see, et meie variatsioon süsteemi siseselt on niivõrd kõrge, et meil on tohutult raske näiteks AI-ga öelda, et see on outlier. Et see on vale andmestik, selle me viskame välja ja nüüd me saame nagu statistiliselt olulise nagu muutuse sinna, saamata aru, et selle inimese puhul või selle indiviidi puhul on see täiesti normaalsus ja meil ongi selliseid indiviide, mis tähendabki seda, minu jaoks see, mis ma ütlesin, on kõige suurem väljakutse, et ma pean teadma konkreetset inimest, mis on tema näiteks pulsivariatiivsuse või HRV muutuse variatiivsus. Ehk siis kui suures vahemikus tema pulsivariatiivsus igapäevaselt üles-alla käib. Et mõndadel on see hästi väike, teistel on hästi suur, see räägib meie närvisüsteemi omapäradest ja see räägib mulle näiteks taastumisvõimekusest või sellest, et mis tüüpi treeninguid ma võin talle panna, ja ma saan öelda, et või täpselt see, et kui mulle süsteem ütleb, et et selle sportlase taastumine on täna punane, siis ma küsin esimese asjana, kuidas sa ennast tunned? Miks ta on punane? Mõnikord on see, et väga-väga tundliku närvisüsteemiga inimestel tähendab see seda, et ta läks eelmise õhtu kellegagi riidu. Öösel protsessis seda, kõik andmed läksid nagu paigast ära ja minu küsimus on see, et kas ma võin teda füüsiliselt järgmine päev koormata sellest lähtuvalt. Mõne treeninguga võid, isegi ei või. Okei. Kas ma saan õigesti aru, et põhimõtteliselt iga inimese puhul peaks selle baasi kätte saama, et mis tal siis on, eks ole, aga kui kaua see aega võtab, et selline baas tekiks või paika saada, et ütleme, kas see, et ma tahan oma pulsi varieeruvust teada, kas see võtab paar päeva või ma peaks ennast kuid jälgima siin, ma ei tea, ma eeldan, et nagu ilmastik võib mõjutada ja neid nagu muid asju, mis tulevad mängu, on ju, kas lapsed magavad hästi või mitte, on ju, jah, et nagu neid mõjutajaid on nii palju, et kust ma tean, et mis mul tegelikult nii-öelda see normaalne baas siis on? See on üks järjekordne väljakutse minu kui treeneri jaoks, et kui mul tuleb uus sportlane, et aru saada tema tõesti nendest baasväärtustest, on ju. Et samamoodi, kui ma teen vereproovi, siis ma tahan teada baasnäitajad, mille suhtes ma hakkan võrdlema järgmisi näitajaid. Aga kui ta tuleb niinimetatud halvas seisus, on ju, et ta ongi ja sa võid istuda kuu aega halvas seisus ja mõni ei saa absoluutselt aru, et ta on halvas seisus, ma ei tea, läbipõlemise äärel või mis iganes, on ju, see võib olla. Ja siis me arvame, et et selle suhtes, siis loomulikult see võtab arusaamiste aega, et selle peale öeldakse, et räägi inimesega. Aga kui sul on võõras inimene,
see, et ennast avaks sellest, et sa saaksid aru, no see võtabki nagu väga palju aega, aga just nimelt, mis on hästi oluline nende andmeanalüüsi suhtes, nende salvestavate seadmetega, näiteks unefaasid on ju, mida süsteemid salvestavad, siis teadlased absoluutselt ütlevad, et enamus mingis kellasid asju, ega nad nagu öödega mütsi nagu liialt täpselt nendele asjadele pihta ei saa. Aga mina ütlen alati selle kohta, et kui sul on süsteemne viga, ehk ta kogu aeg mõõdab valesti või mingisuguse veaga, siis see on good enough, sellepärast et ainukene, mida me tahame näha muutusi selle inimese suhtes. Et me räägime nagu trendidest, me räägime pikaajalistest trendidest, me räägime nagu akuutsetest asjadest. Ja kui mul on see kindlus, vaata see probleem on see, kui viga varieerub iga päev, on ju, noh, siis mul ei ole mitte midagi sellega teha, on ju. Aga sellest arusaamine on täpselt samamoodi, et keeruline. Ja kui tuua siia see psühholoogiline efekt siia samamoodi juurde, siis väga paljude puhul on tegemist ju isetäituva ennustusega. Ärkan hommikul ülesse, jube hea olla, jube hästi magasin ka, et nagu hea uni oli ja kõik oli hästi ja siis teevad oma selle äppi lahti ja vaatad, ei, täna, ei, mul ikka vist nagu kuskilt ikka, on kehva, on ju. Ja on inimesi, kes sõna otseses mõttes õnneks on jõudnud nii kaugele, et nad saavad aru, et pane ära need süsteemid, kuule lihtsalt iseennast ja ära vaata. Ja et kui sellest saab isetäituv ennustus või sa nagu oma elu selle järgi hakkad nagu liigselt painutama ebaadekvaatselt, siis sellest asjast ka ei ole absoluutselt kasu. See on üks viis, kuidas see nagu mitte kasulik saab olla, aga ma mõtlen seda poolt, et mul on üks nutikell, sul on 2, aga siis on mingid tüübid, just eriti see pikaealisuse, need longevity vennad, kes mõõdavad mingit 200 asja, on ju, et kuidas sa hindad seda, et mida on mõistlik nagu teha? No üks, sina treenid tippsportlased ja sa jälgid ennast ja sa oled selles valdkonnas nagu sees, on ju, ma saan aru, sul on 2 nutikella. Minul ja Ristul mõlemal on 1, on ju. Mul on 0. Sul on 0, okei. Aga kus see hea koht on või kuidas nagu mõelda sellest, et nagu sa alustasid, on, et mõõta võib rohkem, andmeid võib alati juurde tulla. Et see ongi see koht, kus ma ütlen, on, et kui see inimesele kaasa aitab, siis on mõistlik mõõta, on ju. Ja kui see kaasa ei aita, siis me ei mõõda, aga seda, et me saame mõõta 200 parameetrit, see FOMO, mida on selle pikaealisuse teemaga tekitatud, et meil on nagu ja minu meelest nagu kõige nagu halvem asi selle juures on minu meelest see, et püütakse väita, et sul on võimalik neid kõiki asju muuta. Ma ütlen niimoodi, et inimese organism kui kompleksne süsteem, me näeme ikka väga pinnapealset osa ja üldse selline arusaam meil bioloogilistest süsteemidest on suhteliselt marginaalne, et mis on inimese aju jaoks hästi keeruline, kipub olema aru saada, on see, et bioloogilised süsteemid on harva lineaarsed. Et me ei saa nagu panna mingisugust mudelit sinna peale ja öelda, et nii on ju. Ja sellepärast ma ütlen ka oma praktikast, ma võin paljusid asju mõõta, aga ma jään mõõtma väga väheseid asju, kus kas neid on lihtne teha, mugav, on ju, et see ei võta nagu lisaressurssi, kus ma kohati vähemalt näen mingisugust kasu nendest asjadest. Mingisugune objektiivne info sinna kõrvale, et kas või ennast jälgides, et
tehes nagu palju sporti, ühest hetkest sul on väga-väga raske aru saada, täpselt see küsimus on, et mis on mu baastase. Väga paljude sportlaste baastase või nende normaalsus on see, kui nad on sügavalt väsinud. See on normaalsus. Ja kui nad sellest välja tulevad, siis nad ütlevad, et ma ei, nagu midagi on väga valesti. Ebaharilik tunne. Ja kui me mõtleme nüüd homoestaasi kohta, seda, kuidas meie aju püüab kogu aeg kõiki süsteeme läbi tagasiside mehhanismide nagu kuskil väga kitsas vahemikus hoida, selle jaoks, et me elus püsiksime, siis sportlase jaoks on see vahemik hoopis kuskil mujal kui nagu tavainimese jaoks. Ma toon kõige lihtsama näite, et kui mina teen lihtsalt palju sporti, ma ei defineeri ennast kui sportlast, aga ma teen palju sporti, ehk siis minu jaoks on selline füüsiline aktiivsus on normaalne elu osa. Minul on õnneks hästi normaalne hambaarst, et kui me jällegi teeme mingisuguse operatsiooni mulle, siis ta ütleb, et ära palju sporti tee. Sellest me oleme kokku leppinud, et me saame aru, et me ei tohi vererõhku kõrgele ajada, et see haav paraneks ja kõik need asjad. Aga kui ma nüüd jätan selle spordi ära, tüüpiline, mida arstid just puha, nädal aega ära liiguta mitte midagi, siis minu stressitase on siin kohas. Minu autonoomne närvisüsteemi stressi see pool on, et sümpaatiline närvisüsteem on nagu tagajalgade peal 24/7, mitte ükski süsteem ei parane. Sellepärast, et sa ei suuda maha rahuneda, sa ei saa sporti teha. Ja need on ka need asjad, et need taastumised, kui sa mõtled, et mis sellest nagu kasu on või milline info on kasulik, siis väga tihti ma näen, mis ma ütlesin, et sportlased ei oska puhata. Et näiteks see sama pulsivariatiivsus, kui me räägime pulsivariatiivsusest, siis see on selline nagu närvisüsteemi proksi. Et kui sa mõtled, et kui mul pulss on 60 lööki minutis, siis pulsivahed ei ole 1 sekund. Mida variatiivsemad on nende vahede pikkus, seda niinimetatud paremaks seda peetakse. Näiteks me vananeme sellepärast, et meie kehasiseste protsesside variatiivsus langeb. Me läheme monotoonsemaks, me ei saa enam paremini hakkama. Meie selline kohanemisvõime läheb kitsamaks. Ja kui ma lasen sportlasel puhata, sest ma olen näinud, et ta pulsi variatiivsus väsimusega läheb alla poole, siis ta peab süsteemid kokku võtma. Lähen monotoonseks, sest siin ma tiksun ära. Ja siis ma näen, et ta on puhanud, ta pulsi variatiivsus hakkab nagu järk-järgult minema kõrgemaks, ma nimetan seda nagu paremaks taastumiseks, ja annan talle veel puhkust. Ja siis vaatan, et süsteemid hakkavad uuesti teises suunas minema. Sest seda oli liiga palju. Ta on välja tulnud, ta on liiga puhanud, see ei ole normaalne, hakkame uuesti trenni tegema. Ja siis sa saad aru, et üks number võib olla nagu sellele hinnangu andmine. See ei ole niimoodi, et ma panen matemaatilisse mudelisse. Ma kasutan päris palju matemaatilisi mudeleid, nagu mis iganes, ma ei tea, võimsusandmete hindamiseks ja nii edasi, aga bioloogiline süsteem on väga kompleksne, et sa pead lähenema. Ma saan aru, et sellest infost ei ole väga palju kasu, aga minu jaoks on sellised mõõtmisvahendid on iseenda, nagu sa õpid iseennast tundma. Mis on minu lävi, niinimetatud näiteks haigeks jäämislävi. Kui mul on, ma ei tea, 3 päeva järjest on sellised mingid parameetrid, siis ma tean, et ma kõnnin nagu mööda nööri. Võib-olla mõistlik nagu, et kui sa on näiteks võistlusperioodis, siis safe side on see, et me tõmbame koormus maha. Kui me oleme ettevalmistusperioodis, ei tea, vaatame kaugele, nagu keha lubab meil minna. Koormame natukene veel, vaatame, millal nagu kukub ümber või ei kuku. Aga jällegi, tundub, et mis sellest nagu kasu on, et miks me üldse mõõdame, kui kõik on nii nagu ette ennustamatu, siis ilma selleta on veel raskem. Et kui sa ei näe pikaajalisi, minul teist inimest hinnata, öelda, et kas sa kohaned, ehk siis kas sa võtad oma treeningkoormust omaks, on tohutult raske, ilma et mul oleks mingisugused objektiivsed näitajad ja ma vaatan nagu pikaajalisi trende, kuhu suunas me läheme. Aga kui sa mõtled sellele näiteks, et
kuidas mõjutab ka väga väikse koguse alkoholi tarbimine su une ja taastumisnäitajaid, kuidas mõjutab naistel hormonaalne tsükkel, neid samu näitajaid, mida ei ole niinimetatud selle tarkuse andmiseks ehk siis selle taastumise mingisuguse X parameetri välja arvutamiseks üldse arvesse võetud, sellepärast et kõik uuringud tehakse 20-aastasse kolledžiealiste nagu noorte meeste seas, sest naisi on nats nagu keeruline mõõta, sest seal on nagu mingisugune variatsioon on sees, on ju. Et siis need on need asjad, millega sa pead lihtsalt kursis olema bioloogilise süsteemina. Et ei nagu mul on mingi meeletu kogus andmeid. Alati on küsimus, kas sa saad nagu toorandmetele ligi või ei saa, väga paljud on kinnised süsteemid, on ju, et sa ei saagi neid analüüsida. Aga iga kord, kui ma olen püüdnud nagu rohkem, ütleme, teha teadust nende pealt, ehk siis võtta rohkema hulga inimeste andmed on ju ühte patta ja siis proovida sinna statistika peale teha, on ju. Oi, ma väga kiiresti jõuan sinna, et mitte keegi valideeri neid andmeid ära ja ei ütle, et kas need numbrid või asjad, mida ma saan, et kas nendel on nagu mingisugust pointi. Et ja sellepärast see teaduspool ka või ütleme nii, et nähes igapäevaselt, ma ei tea, sadade inimeste andmeid, siis mul ei ole väga suurt usku sellistesse väga suurandmete analüüsi sellel teemal. Et me vastused saame, aga kui adekvaatsed need on, et see on see väljakutse minu meelest. Kui palju neid erinevaid parameetreid on, mida üldse mõõta saab? Mõõta saab jube palju. Nagu jube palju asju saab mõõta ja ei ole üldse keeruline. Aga nendest, millest kasu on, ma ikkagi suhteliselt, ütleme sellised akuutsed näitajad on ikkagi selgelt seesama pulsi variatiivsus, mis räägib meile siis autonoomse närvisüsteemi reaktsioonidest, kohanemisest, kas taastub või ei taastu. Hommiku rahuloleku pulss, see on aeglane reageerija, aga vaata, kui see reageerib, siis see signaal on nagu signaal, see ei ole müra. Et kui seal on nagu reaktsioon sees selgelt mingi +10 lööki, siis ma eriti ei küsi, kuidas sa ennast tunned. Ma küsin, mis sümptomid on. Aga pulsivariatiivsus on palju-palju keerukam. Vaatad seda lihtsalt nagu pealevaatamiseks, mis on tema magamise järjekindlus. Magamise järjekindluseks siis sa lähed samal ajal magama ja samal ajal tõused, on pikaealuses olulisem parameeter kui see, kui pikalt sa magad. Ja miks ta on nii? Tõenäoliselt. Ma ei ole küll näinud, et seda nagu, see on lihtsalt minu interpretatsioon, täpselt samamoodi minu jaoks nagu arusaam inimese kehast taandub sellele, mida meie aju siin teeb. Aju jagab meil neid kõiki, reageerib, siis ütleme, tagasiside mehhanism on aju. Talle tuleb signaal sisse, tema peab otsustama, kas see on signaal või müra ja sellepärast ka igasuguste bioloogiliste süsteemide muutmiseks on vaja piisavalt tugevat ja selget signaali. Kui sa annad talle nagu väga palju mixed signals, siis kõige lihtsam, mis tehakse, on see, et aju ei reageeri. Näiteks kui sportlased teevad väga-väga suures koguses väga rasket treeningut, siis ühest hetkest nad ei pruugi absoluutselt katki minna, aga nad lähevad platoo peale. Arengut ei toimu. Sellepärast, et mitte seda, et signaali ei ole, vaid signaal tuleb igast torust korraga ja viimased uuringud näitavad, et selle peale siis bioloogilised süsteemid ütlevad, et okei, aga me ignoreerime seda, me ei tee mitte midagi. Ja kui see on halb, siis lähevad katki. Ühesõnaga sa mõõdad ühe indiviidi kaupa ja siis sa suunad käitumist vastavalt, tee rohkem trenni, tee vähem trenni, midagi taolist. Ja sa teed seda kestvusspordi eliitotsas, on ju. Üldsegi selles mõttes mitte, et mul on ikka enamus sportlasi on mul, ma ei tea, teiesugused 40 ringis mehed. Ma tegin teile liiga vanusega, on ju.
No ma ikka olen juba peaaegu 50 ringis, aga No jah. vaatas, et ei. Ja nende puhul on üks suuremaid väljakutseid on ju selle niinimetatud päriselu kaasamine. Sul nagu see trenn on köki-möki tihti selle stressi kõrval, mida see ülejäänud elu sulle tekitab. Ja kui seda arvesse ei võtta, see täpselt seesama küsimus, et kas mu lapsed magasid öösel, kas ma naisega läksin riidu, kas töö juures, kuidas mu suhted ülemusega on, mis iganes. Meeletu mõju sellele, kas sa niinimetatud võid trenni minna või mitte. Aga sul ei ole võimalik seda kõike mõõta. Inimene peab rääkima sulle sellest. Kas nagu oleks mõttekas mõõta, et kas peaks ise nagu panema mingeid linnukesi kuskile või et hindama oma nagu möödunud päeva, natuke nagu niisugune päevikulaadne asi? Ma pean seda hästi nagu mõistlikuks tegevuseks, et täna olenevalt süsteemist annab sul see kell ka annab sulle ju päeva hinnangu, et kui stressful day see oli, on ju, või siis ma ei tea, vahepeal ütleb, et sul oli nüüd puhkeperiood või siis näiteks eile mul oli, ma isegi ei teinud trenni, aga mul oli päris vastutusrikas ülesanne ja siis järsku kell ütleb mulle, et sul on nüüd nagu väga stressirohke periood olnud mingisugune X tund aega niimoodi. Mõtlesin, ja siis hakkad mõtlema, okei. Võib-olla tal on täitsa õigus, sellepärast et kuskil alateadvuses ma sain aru, et see ikkagi mõjutab mind. Ja kuidas ta päeva lõpuks võib-olla on ka mõistlik näiteks pannagi enda suhtes alguses Exceli tabelisse kas või selle, et mis su kell ütleb, et kuidas su päev oli ja mis sa ise nagu tunned ja vaadata, mismoodi need süsteemid kokku lähevad ja võib-olla näha seal mustreid selle kohta, et kui mul on selline olukord, siis see kell ei loe seda, ma ei tea, väga hästi ära või et siis ma ei usu teda. Et sellepärast ei pea kella käe pealt ära viskama, vaid et sa nagu valideerid teda kogu aeg. Et esimene asi on enesetunne ja kui sa saad aru, eriti hea, kui sul keegi sõber ütleb, et mina lihtsalt treenerina näen, et on inimesi, kes absoluutselt ennast ei tunneta. Ja siis on inimesi, kes ennast väga hästi tunnetavad. Ja siis on hea, kui sa ise saad aru, et kuidas sa oled. Et valideerida seda kella enda vastu. Et see minu meelest on üks olulisem või kõige mõistlikumaid viise, kuidas seda ära kasutada. Ja näiteks uneparameetrit hindamine, et see ongi see, et üks on su baastase, on ju, mille suhtes ta näitabki, et kas täna oli selle baasi suhtes nagu rohkem seda või siis vähem, aga sa bioloogiliselt või füsioloogiliselt pead ju ka sellest aru saama, on ju, et me ütleme selline süvauni tegeleb siis meie füüsilise keha taastamisega, mis on nagu ajutasemelt tulenevalt on tohutult oluline just meeste taastumises. Ja süvaune faaside pikkus on pikem või see dominants on kõrgem öö esimeses pooles. Kui mees läheb iga päev magama ja me räägime selline 10 kuni kell 2 või ütleme niimoodi, et ja kui mees läheb iga päev magama kell 3 öösel, kui ta teeb seda järjekindlalt ja ma ei usu seda, et sa iga päev lähed kell 3, siis see aju ennustamine läheb täpsemaks. Ta teab, et niimoodi, see on norm. Aga kui see on nagu kogu aeg on nii ja naa, siis kuidas aju meid elus hoiab või kuidas ta tegutseb, on ju see, et ta ennustab ette, mis järgmisena juhtub sinu sellistest mustritest lähtuvalt. Ja siis saadab seal öösel oma neid mingid virgatsaineid ja hormoone, kõik asju sinna, et sind üles ehitada. Et kui sa näed, et sa tegid palju ka füüsilist tööd ja su süvaune pikkus on nagu eriti lühike olnud sellel öösel, siis sa võid küsida, et aga kui hea mu füüsiline taastumine on. Või siis teise poole pealt REM-uni, Rapid Eye Movement, mis on siis selline unenägudega või siis selline kergem unefaas, mis siis töötleb meie vaimseid siis nagu kognitiivset poolt, muuhulgas tegeleb mingite otsustega, kõige info nagu sorteerimisega, paneb sahtlitesse ära, teab, kus kohas need on. Ja ka seda, et kui sa kellegagi nagu eelmine õhtu riidu läksid, ja sul on hea
remmune faas, siis sa oled tõenäoliselt töödelnud ka selle emotsionaalse poole seal ära, on ju. Et hommik on õhtust targem ja noh, ja kui sa saad aru, et nagu terve süsteem käis üles-alla terve öö läbi, on ju, siis võib-olla see taastumine on selline, et tasub mõelda, et tõmbaks nagu tagasi natukene sellel päeval, kui sa ise ka tunned, et noh, nagu ei tule järgi või et enesetunne on ka selline natukene kahtlane. väga huvitav. Mul on see nutikell mingi paar aastat olnud ja ma proovisin paar ööd sellega magada, aga ebamugav oli. Ja noh, see ütles midagi umbes, et ma ei mäleta, isegi midagi ta ütles. Ja siis ma leidsin, et okei. Ja noh, ma ei kanna seda öösiti, aga ja siis on need mingid aura sõrmused ja mingid taolised asjad on ju, aga mida sa kasutad või soovitad kasutada? Okei, ma küsin teistpidi, et kas on vahet, mida kasutada? Või kasuta seda, mida on mugavam kasutada? Vaata, kui sa tahad andmeid koguda, siis oleks mõistlik kasutada neid asju, millega sa andmeid ikkagi kogud, on ju. Ehk siis nagu seda, mida sa päriselt kasutad. Olgu see aura sõrmus või noh, käe peal on mul Whoop, mida ma arvan, et mul on üle 1000 päeva, kus mul on see kogu aeg käe peal olnud. Mul on üks öö jäi vahelt ära ja hommikul ärkasin, vau, mul ei ole käe peal, on ju. Lihtsalt sellepärast, et ta on mega mugav. Arvestades nagu ja noh, mina tõenäoliselt olen nagu biased või kaldus selle poole, et mulle meeldib andmeid koguda ja ma tahan nagu näha ja mind huvitavad need asjad, aga minu meelest minu jaoks oli see, et mul nagu abikaasa, kes on küll IT poole pealt, aga teda absoluutselt väga ei huvita sellised teemad, siis tema on suutnud ka ikkagi mingisugune 3 aastat seda kanda. See tähendab seda, et see on piisavalt mugav olnud. Ja kui ma hakkasin nagu kella kandma lihtsalt sellepärast, et mul väga paljud sportlased seda süsteemi kasutavad ja selle jaoks, et mina saaks aru, mida see süsteem mulle räägib, kuidas ta hindab neid asju lihtsalt nagu professionaalselt oleksin tasemel, siis mul võttis ikka väga palju aega, et selle suure kellaga magamisega ära harjuda. Täna ma magangi 2 kellaga ja see on minu jaoks okei. On ju, mõni mõtleb, et see ei ole normaalne, on ju. Aga mina ütlen alati, et mõõda järjepidevalt ja ühe sama süsteemiga, sest süsteeme omavahel võrrelda, ütleme nii, et olles asju mõõtnud päris kaua, siis on nad läinud nagu ühtlasemaks. Kas või need algoritmid, mille järgi, ma ei tea, pulsivariatiivsust arvutatakse või et kuidas nad seda hindavad. Aga siiski on mõistlik, et ära sega ja mis minu meelest on veel mõistlikum inimlikust aspektist, ära võrdle sõbraga andmeid. Ei ole mõtet. Et needsamad pikaealisuse tüübid, kes nagu promovad, et kui sa hakkad nüüd tegema X seda, vot siis su HRV, vot see läheb kõrgeks ja kui on kõrge HRV, siis su, ma ei tea, eluiga on nagu nii palju pikem. Elu on näidanud, et on väga tore, kui mõnel see asi nagu väga suurel määral muutub. Üldiselt ei muutu ja sama, ma ei tea, maksimaalse hapnikutarbimisvõimega, mida väga haibitakse, et seda on võimalik nagu tohutus koguses muuta. Ei ole, aga säilitamine ise on väga-väga oluline, ehk siis selle töö tegemine on ikkagi oluline, kas ta läheb paremaks või mitte. Kui sa sinna seod ära oma selle eesmärgi, you're doomed. Et nii kui sa näed, et nagu ei lähe, mis sa siis teed? Nagu mis sunnib sind nagu kannatama, on ju? Versus see, et ma ütlen, et kui teed, siis on igal juhul hea. Ja iseenda suhtes sa saad nagu halval päeval on halvemad numbrid, see on sinu nagu halb, aga sinu hea võib teise suhtes olla nagu tema põhi. Aga mis siis? See on sinu hea. Et see on minu meelest ka üks olulisi asju, et hästi palju kiputakse nagu võrdlema. Et see antud süsteemide puhul ei ole nagu mõistlik tegevus. Ma küsin korra, et lähme korra tehniliseks, et kuidas mis kujul need andmed ja kus kohast need
välja tulevad sulle? No see on eraldi probleem, ütleme niimoodi, et sul ei ole ju probleem, et kui sa enda andmeid mõõdad, sul on mingisugune äpp on ju, ja siis sul on seal tehtud sellised ütleks, et täna on juba täitsa nagu kobedad sellised visualiseeringud, et sul on nagu kasu ka sellest ja sa saad nagu lihtsalt selle pihta. Aga mis minu jaoks loomulikult on väljakutse, et minul on vaja näha oma sportlaste andmeid niimoodi, et nemad üksteise andmeid ei näe. Vaata, see sotsiaalsuse aspekt on tihti sisse progetud, et teeme gruppi ja siis no kõik hakkame nüüd võrdlema, kellel on parem taastumine. No see on minu meelest nagu, see langeb sinna samme, et ära võrdle. Et ma kasutan treeningute jagamiseks ameeriklaste mingit süsteemi, mis tõmbab näiteks nii Garmini kui Whoopi andmed sinna sisse, aga ta ei ole ehitatud selle jaoks. Ma näen lihtsat pikka trendi seal. Ma saan nagu ajavahemikku panna paar parameetrit sinna peale ja vaadata, et kas üleüldiselt see, kus see suund mul läheb ja ütleme, et enamus juhtudel on see täiesti okei. Whoopi puhul konkreetselt üks inglane mingi paar aastat tagasi ma suhtlesin temaga nagu pikemalt, võttis kätte ja mingisugune entusiast on ja sai Whoopilt mingi appi ja sai need nagu toorandmed saab kätte on ja ta on päris korraliku raketti ehitanud sinna, aga ma jällegi ütlen, et rakett tavaliselt on nagu overkill, sul ei ole vaja liiga palju asju sinna, et piisab, kui sa 3-4 asja seal ära vaatad, aga jah, tänu sellele mul on ikkagi need, kes mul seal süsteemis on, et mul on suhteliselt hea ülevaade sellest asjast, aga näiteks kui ma ise tahaks teha statistikat selle pealt, siis ma ei Garmini ega Whoopi andmetele nagu selles mõttes nagu nipsust nagu toorandmetele ligi ei saa. Nad on ikkagi suht kinni keeranud oma süsteemid, mis tähendab seda, et näiteks teaduse poolt teha on nagu suht võimatu. Tõenäoliselt, kui sa nagu lähed küsima, võib-olla midagi saab, midagi on ehitatud, aga selliseid lihtsaid lahendusi kindlasti mitte. Et mina muuhulgas maksan iga liigutuse eest, mis ma tahan oma andmeid saada, ja minu meelest see on nagu väga okei. Ja jah, mina treenerina maksan nagu sportlaste eest, et selle jaoks, et mul oleks info olemas. Ja tore on see, et sul ikkagi maailmas on väga kihvte inimesi, mille peale ma jällegi ütlen, et kui kellelgi siin kuulajates on, ma ei tea, mingisuguseid põnevaid ideid ja asju, mis sellega seoses tekib ja mingisuguseid tahaks rakendada või põrgatada, siis minu jaoks on alati hästi huvitav olnud sellised erinevate inimeste, erinevate valdkondade nägemused. Et võib väga julgelt ühendust võtta ja öelda, et võiks midagi koos teha või et see oleks tore. On sul mingeid näiteid umbes, mida sa nagu silmas pead? Üks, mis on hästi lai teema, ongi näiteks, mida maailmas ka püütakse teha, ma ei tea, naiste hormonaalne tsükkel ja selle mõju igasugustele erinevatele parameetritele, aga ütleme ka täitsa teaduspoole pealt väga tihti meil, ütleme, et meil ei jää nagu andmeanalüüsi taha otseselt need asjad, aga seal on päris palju sellist väljakutset. Muuhulgas ongi see, et me ei saa nagu raw-datale ligi, et mis see siis nagu seda, kui mul on siilutud signaali saan kätte, siis väga tihti selle jaoks, et mingisugused väga väikseid muutusi, kui ma saan nagu, ma ei tea, 2 hertsise asja ja mul oleks vaja, ma ei tea, 0,0 siis või siis, ma ei tea, 100 hertsisega seal andmeid, et need, aga neid me ei lahenda, et minu meelest on pigem olnud see huvitav, et inimestel ongi selliseid ideid, asju, mille peale nagu ise ei ole tulnud, et tulevad ja ütlevad, ma olen seda asja tähele pannud. Väga tihti muidugi töötades igapäevaselt väga paljude inimestega, siis sa hakkad nägema sellist fenotüüpe, et sul ei ole ja see muudab selle andmeanalüüsi väga keeruliseks, et
sul ei ole niimoodi, et iga indiviid on nagu tohutult eriline, aga sul on kogemusele nagu põhinedes, vaadates igast treeningstiimuleid ja asju, siis mulle tundub, et tüüpiliselt kuskil 3 kuni 5, 6 erinevat sellist klastrit tekivad mingisuguse parameetri pealt, olgu see siis närvisüsteemi reaktsiooni või lihaskiu tüpaaži või mis iganes, kui me need kokku paneme selle pealt, siis kui sa lähed, mis teadusuuringute väga suur piirang tihti on see, et nad võtavad keskmise. Ja seal ei ole mitte mingit infot, aga tänapäeval nad näitavad väga ilusti ka indiviidide nagu eraldi reaktsioonid graafikul ära ja siis sa näed, et vastassuunalised reaktsioonid on ja siis sa saad aru, et siin on tegelikult info olemas, aga me töötleme valesti andmeid. Ja mina treenerina ja mõnikord on nagu, ma ei tea, vahe ei ole statistiliselt oluline, sellepärast et ta on mingisugune 1% või 0, kui ma vaatan, et mis eristab esimest ja 4. kohta, siis see vahe on marginaalne. Et selles mõttes kellelgi sellised kindlasti tugitoolisportlased vaatavad neid igasuguseid asju, siis tekivad mingisugused põnevad mõtted, et kuidas saaks mingisugust asju mõõta või et kas seal on mingisugust sisu, et just see pool, et sulle tullakse uue infoga, mida sa süsteemis sees olles väga tihti ei näe. Väljast poolt, ma mõtlesin niimoodi. Ja siis sa mõtled, et et kui seda ei ole veel tehtud, et kas me oleme siis geeniused või siis seda on tegelikult vaadatud piisavalt palju kordi, et seal ei ole midagi. Selles suunas. Kas see maailm on hästi kiiresti arenenud viimasel ajal, on ju elektroonika ja sensoorika poole pealt ja seesama andmetöötlus ja nutiseadmed. Et kas see on nüüd nagu haibi tipus või see on kasulikkuse tipus või kuhu sa näed, et see osa maailmast võiks jõuda 5 või 10 aasta pärast? Võrreldes sellega, et sa oled mitu aastat nagu olnud selle sees ja tegelenud sellega põhjalikult ja praegu tegeled, mis su vaade sellele on? Kasulikkuse tipus ta ei ole, aga mul on nagu hästi hea meel, et mulle tundub, et ta on vähemalt selles suunas liikumas. Et kui me vaatame siin viimase 5 ja 10 aasta arenguid, siis alguses oli täpselt see, et väga tore, et te mõõta saate, aga mis me sellega pihta hakkame. Siis täna hästi selgelt mingisugune nagu tipping point või midagi on toimunud ja mulle tundub, et just niinimetatud spordiväliselt või tavapopulatsioonist needsamad pikaealisuse teemad, inimesed huvituvad iseenda tervisest ja täpselt see, et mingid andmeteadlased või need, kes oskavad nendega midagi pihta hakata, need on tulnud nagu appi, nagu bioloogidele ütleme siis või terviseteadlastele, et selline interdistsiplinaarsus või koos tegemine väga selgelt aitab kaasa, see sotsiaalmeedia pool, kuidas praegu selline, ma ei julge öelda, et plahvatuslikult, aga väga selgelt ütleme naiste ja meeste erinevuste teemad, et neid juba kaasatakse ja arvestatakse. Et selles suhtes on olnud hetki, kus ma ikkagi olen nagu kulmud üles tõstnud ja öelnud, et müts maha, et te lähete paremaks, tublid. Et selgelt on näha, et süsteemid lähevad adekvaatsemaks. Whoop tegi, ma ei tea, pool aastat tagasi või mis iganes, tegi ta päris suure upgrade'i oma algoritmides, kuidas ta arvutab. Kui olles mõõtnud 3 erineva seadmega enda und, siis Whoobil oligi selline huvitav, mis iganes, millest see tulenes, aga minu puhul ta hindas minu ärkveloleku aega umbes 4 korda suuremaks, kui ta tegelikult on. Aga õnneks ta tegi seda süsteemselt.
ja siis ta tegi upgrade'i oma algoritmile, kuidas ta arvutab neid asju. Ja need 2 kella, mida ma siis paralleelselt või kasutan, need läksid ikka märgatavalt rohkem sünkrooni. Ja nagu ütleme siis niimoodi, et see nagu toetab pigem seda poolt, kuidas ma ise tunnen. Et me tegelikult ei tea, mis me seal öös teeme, palju meil neid faase on. Päris kindel on see, et kui sulle öeldakse, et sa oled 2 tundi üleval olnud, siis uskuge mind, 2 tunniga peaks nagu aru saama, et ma vahepeal üleval olin, on ju. Et nende signaali töötluse kvaliteet ja see on ikkagi märgatavalt tõusnud, nii et ma olen täiesti ühelt poolt kindel, et me liigume just nimelt sellise kasulikkuse suunas liigume edasi, aga teiselt poolt mul on väga suur hirm selle ees või mis hirm on, aga väga selgelt ma näen, kuidas inimesed jäävad numbritesse kinni ja nad nagu reaalselt ei tule sealt. See ongi isetäitev ennustus ja see on väga suur probleem, et selle nii nagu AI-ga või mis iganes süsteemi kasutusele võtame, siis see peab toetama meid, mitte nagu meist üle sõitma. Et siis on sellest kasu, aga me liigume selles suunas. Peaasi, et me ei kaotaks jälle ära nagu iseennast siin seda, et ma ikkagi kõigepealt panen silmad kinni ja mõtlen, kuidas mina ennast tunnen ja siis vaatan, et mina vaatan punane, siis mõtlen, mis see ka teab, et lähen trenni, sest tegelikult ma tean, kust see tuleb ja miks see tuleb ja ma teen mingisuguse teise otsuse, ja teistpidi näiteks ma näen kõrvalt indiviidi, kellel iga kord, kui tema hakkab haigeks jääma, siis tema kõik näitajad lähevad rohelisse ja kõik on nagu näpud püsti, pane nüüd. Ja see on nagu järjepidevalt samamoodi, et mingisugune õnneks süsteemne viga, ja kui ta iseennast ei kuulaks ja nagu sõna otseses mõttes voodis siruli ei oleks, siis need asjad oleks veel hullemad, et selles suhtes, et inimene on alus ja siis tuleb süsteemid sinna, mis saavad teda toetada. Kas ühtegi sellist nutikella või muud lahendust siis ei ole loodud seni, kus sa saaks nagu ise öelda, et kuulge, et tegelikult on asi niimoodi, et ma ei tea, ma ei ole 10 aastat kasutanud nüüd, aga mul oli täpselt seesama, et mind häiris nagu see, kui valesti osad asjad olid ja sellepärast mul on nagu allergia natukene nende osas siiani. Et seesama, et kui kõik läheb roheliseks ja tegelikult inimene jääb haigeks, siis tundub ilmselge asi, kus inimene võiks saada öelda, et kui mul on kõik need rohelised, siis tegelikult need peaks olema punased või midagi sinna suunas. Konkreetselt ei tea. Ja probleem on ka see, et me väga palju oleme tagantjärgi targad. Kui keegi küsiks, et mul on 8. päev täna hommikul oli recovery roheline, vau, mul ei ole selliseid asju. Ja kui keegi küsiks, mis sa arvad, mis su homme hommiku näitajad on, siis me ei tea. Samamoodi ma ütlen sportlasele, trend on selline, aga vaatame, otsustame homme hommikul, et mis sul nagu need näitajad on. Et sul on nagu et kui sa saad näpu peale panna, aga siis vaata, see on see paradoks, et sa näed seda, mida sa tahad näha. Ja siis, kui sa hakkad päriselt seda vaatama, siis sa näed väga tihti, et see vist ikka ei kehti. Ja siis ei saa ikkagi öelda, et sellepärast, et sul on väga palju rohelisi päevi, kus sa tunnedki ennast hästi. Aga kuidas me eristame need, et ütleme, et see roheline on vale ja see roheline on õige. Et kust ta tuleb, et nad ju ei avalda meile ka neid algoritme, mille järgi nad arvutavad seda täpselt, mis mingid osakaalud või asjad, mis sinna pannakse. Nii et see on nagu keeruline, mida Whoop teeb, et sul on võimalik näiteks oma neid mingi harjumisi või tegevusi seal niinimetatud päevikut pidada, et kas ma seda tegin ja mis on selle efekt sinu taastumisele. Et ma ei tea, kui mu päevane strain või stress on, ma ei tea, 15 siis see promote ib kõige paremini mu recovery't või see on kõige optimaalsem treening stiimul. Aga siis ma küsin selle peale, et aga kui ma kunagi sellest üle ei lähe, kas mu keha siis nagu
harjub sellega ära ja tegelikult ei lähe enam paremaks, on ju. Et noh, et me jõuame väga kiiresti selliste küsimusteni, aga iseenda, ma ütlen jällegi, iseenda tundma õppimine on jube põnev asi. Nagu, aga see on nagu selline, mina nimetan teda nagu mingisugune kõrvalolev süsteem, mis ei räägi nagu otseselt minust või minuga või nagu, et mina otsustan, mis ma nende andmetega teen. Ja vaatan, et vau, on ju, et selline siis täna on ju. Aga ja jällegi hästi oluline on see, et trendid on tohutult palju olulisemad kui akuutsed asjad, mida me näeme. Me vaatame ikka üle aja neid süsteeme, et siis selles on natukene rohkem infot. Kuule, tänud. Ma igatahes lähen peale salvestuse lõppu guugeldama, et mis asi see WOOP on. Kuidas seda kirjutatakse? 2VHOOP. Okei. Ja siis ma võib-olla hakkan mõõtma ja siis mõni aeg hiljem vaatan, mis ma sellega peale hakkan. No vot. Siis on juba kasulik info olnud, on ju. Ja Karmen, kui siis on inimesi, kes tahaks midagi panustada, et kus sinuga kõige parem on ühendust võtta? Ma olen suht avalik tegelane, et nimi sisse ja mul on oma veebileht karmenreinbold.com ja igalt poolt täiesti kirjutage ja joonistage. Väga tore. Suur aitäh! Aitäh!